ja müügiminutite vaataja ja kuulaja. Taaskord rõõm on sind tervitada. 15. müüginädal on käima läinud ja kujutage ette, et 50. Meil on poolsada juubel. 50. müügiminutid on eetris. Ma olen väga siiralt tänulik kõigile neile inimestele, keda tegelikult on päris palju, kes on seda teekonda minu ja kõigi intervjueeritavatega kaasas käinud. Kes on tagasisidet andnud, kes on kirjutanud, kes on öelnud, et kuule, pane edasi, et seda on vaja teha ja see informatsioon on oluline. Ja eks seda näitab ka vaatajate arv, et tegelikult Eesti mastaabis õpetlike videote vaatamine YouTube'is ei ole just kõige populaarsem variant või nagu sealt info ammutamine, et inglise keelest me oleme väga palju harjunud ja me vaatame ja neid vaadatakse palju, aga Eestis ei ole see nagu maailma kõige populaarsem, ehk siis kui juba 400 vaatamist, siis on tegelikult juba väga hästi. Igal juhul, tänaseks teemaks on, ma arvan, väga paljude müügiinimeste üks lemmikteema ja selleks on eeldamine. Ja mul on külla tulnud Kristoffer Härm. Tere, Kristoffer! Tere, Urmas! Rõõm! Ja mul on hea meel, Kristoffer on väga aktiivne noor müügiinimene ja kellelt me veel siis nagu eeldamise teemasid küsiks kui sinu käest. Ma arvan, et ma juhtusin taaskord eile ühe ägeda noore inimesega Pärnust tagasi sõitma ja siis me arutasimegi, et millised dilemmad on nagu noortel inimestel peas. Ja ma arvan, et üks dilemma on eeldamine kindlasti, sest me hakkame eeldama ja vahet ei ole, mis vanuses on, me kõik eeldame. Kuule, esiteks, mis valdkonna müüki teed? Ise ma teen praegu nii-öelda erasektoris, eraklientidega tegelen, aga kindlasti tuleviku mastaabis liigun ärikliendi peale. Ehk siis B2C täna ja B2B tulevikus. Et praegu lihtsalt on õpingute kõrvalt, tuleb teha tööd ja B2B nõuab nii-öelda päevast aega. Mida sul täna veel anda ei ole? Veel mitte. Et üks hetk kindlasti saab seda aega ka nii-öelda B2B peale anda ja nii, et edasi arendada ja edasi liikuda selle poolega. Väga okei. Mitme kliendiga keskelt läbi oma tööpäeva jooksul kokku puutud? Kuna ma juhin ka tegelikult aktiivselt oma tiimi, siis oleneb ajast, aga circa 30-40 külma kontakti ja muidugi ka järeltöötlused. Okei. Piisavalt head numbrid selleks, et me siin midagi järeldada saaksime. Ja kui pikalt teinud oled juba? Müügitööd olen kokku teinud 4 aastat. Väga võimas. Alustasin, kui olin 17 ja praegu olen siis, vahepeal käisin aasta ära, praegu olen siis 22. Väga võimas. Väga võimas ja selline terav karjäär, ütleks selle peal. Kuulega räägime eeldamisest. Me teame, et eeldus on kõikide läbikukkumiste ema, on ju? On. Ütle, kuidas sulle sõna eeldamine, mis sinu jaoks üldse tähendab igapäeva töös, sinu elus? Eeldamine tähendab eeskätt minu jaoks seda, et inimesed eeldavad selleks, et lihtsamini läbi lüüa ja tööpäeva lõpus kiputakse just rohkem eeldama, sellepärast, et mida nii-öelda päev edasi inimene on väsinud ja lõpuks ta leiab neid väljundeid, kuidas lihtsamini selle asjaga nii-öelda toime tulla ja eeldataksegi, et ma ei tea, klienti ei osta või klienti taha, et ma ei hakka teil üldse helistama, et kell on juba palju, on ju. Aga tegelikult kliendid on nõus rääkima, nad on nõus ostma, sinu ülesanne on lihtsalt enda peas eeldus nii-öelda alla suruda ja helistada või siis kohtuda nendega. Võin sulle tuua näiteks ja kõigile vaatajatele ka näiteks, et minu enda viimase üks jube prohmakas, et me rääkisime kolleegidega juttu ja mul üks kolleeg ütles, et kell hakkas 5 saama, et ta teeb viimased kõned veel. Ja mina ütlesin selle peale, et kui sa mulle helistaks selle teemaga kell 4:55, siis ma saadaks su pikalt. Ja ma sain sellel hetkel kohe nagu sõnasabast kinni mõtlesin, pagan küll, see ei olnud loogiline. Ehk siis, ja loomulikult tegi mu kolleeg nagu kõned ära ja loomulikult sai sealt kohtumise. Ehk siis, mida sa tahad öelda, et ei ole olemas parimat aega, on ainult olemas teema, millest tahad rääkida ja millest ei taha rääkida. Täpselt, ja kuidas räägid, et kindlasti ei saa selle peale nagu rõhuda, et ma rohkem ei võta kõnesid, et klient ei taha mind kuulata, et see on lihtsalt iseendale nii-öelda vabandus mitte helistada või kohtuda või kohtumis kokku leppida. Mis veel eeldamisel? Mis sinu enda teekonnal kõige vastikumad eeldused on olnud, mida sa oled pidanud ületama ja midagi hakkama pidanud saama? Kõige raskemad eeldused muidugi on, müügivaldkonnas on just nimelt need samad asjad, et on nagu õpetanud, et sa eeldad
viimast kõne võttes, et see klient ei taha osta, aga ja võib-olla eeldad sellepärast, et sa ei taha temaga seda nii-öelda diili sõlmida või seda lepingut, eks ju, vaid tahad oma tööpäeva ära lõpetada ja kiirelt ära minna. Aga minu elu kõige suurem tehing siiamaani on tulnud nii-öelda viimasest kõnest ja see on olnud minu selle karjääri jooksul ikkagi kõige paremaks motivaatoriks, miks mitte, miks ei tohiks eeldada. Et just läbi selle kogemuse ma olen suutnud endas hoida seda, et ma ei eelda, ma küsin pigem, küsin kliendilt. Aga sa oled ka tiimijuht, on ju? Kuidas siis noortelt tulijatelt, kuidas sa saad nende sisse ka selle pisiku, et nad ei eeldaks, vaid läiks veel ühe kõne, veel ühe kohtumise? See on samamoodi, et läbi enda kogemuste ma saan rääkida neile, mis saab, kui sa ei eelda ja mis ei juhtu või mis ei saa juhtuma, kui sa eeldad, et kui sa eeldadki, siis ilmselt see tulemus jääb kui tulemata. Toome näite, selles mõttes mina olen su tiimiliige, on ju, ja mis mu eeldus võiks olla, mida ma sulle tavapäraselt võiksin ette visata, et tead, Christopher, ma arvan, et täna on väga halb baas näiteks. Ja ükski kontakt sealt minuga edasi minna ei taha. Väga hea, mina ütlen sulle seda, et ma arvan, et lihtsalt mulle on sattunud nagu täna halvad kontaktid ja nendest kontaktidest ei saa mitte midagi asja. Nii, tegele minuga. Mina ütleksin lihtsalt niimoodi, et kõikidel on võrdne baas. Iseasi on see, kuidas sa suhtud nendesse inimestesse ja mis kõige rohkem töötab tiimijuhina on võib-olla see, et ma ütlen talle, et kui sa arvad, et asi on sinu arvutis või sinu kohas, siis ma võtan tema koha pealt ise kõne ja näitad, kuidas see asi toimib. Ja täpselt, ja näitan, kuidas tegelikult see baas on väga hea ja täpselt sama ja kui teistel. Ehk siis sa võtad ära selle nagu aluse, on ju, et kui sa arvad, et su tool on paha koha peal, kui sa oled üldse veesoone peal, kui päev on paha ja baas on paha, siis sa näitad, kuidas see asi õnnestub. Ehk siis sa teed nagu tõesta elus näite sellele ette. Nii, ja siis selle peale nagu noor inimene mõtleb, okei, tundub, et toimib, või ütleb sulle vastu, et joppas. Sul lihtsalt joppas, et praegu sealt baasist oli nagu hea klient. No siis kindlasti ei öelda, et joppas, pigem öeldakse, et sa oled lihtsalt võib-olla teistsugune ja teistsugune inimene, aga ma ütlen jällegi selle pealt, et kõik inimesed on erinevad ja kõik inimesed peavad oma sees leidma selle nii-öelda oma supervõimed. Kuidas sa oma supervõimed leidsid pika aja peale alguses kohe, oled sa neid täna veel avastanud? Ma arvan, et mu supervõimed arenesid välja siis, kui ma olin lapseeas ja pidi vanematelt taskuraha välja küsima. Siis pidid nii-öelda leidma need mingid väljundid, kuidas see lõppkokkuvõttes kätte saada, et sealt see kasvas. Ehk siis sealt on müügi supervõimed. Ehk siis päris paljud, kui te mõtlete selle peale, et millised on teie supervõimed ja kas te olete pidanud vanematelt mingit kokkulepet kätte saama, siis põhimõtteliselt see on üks supervõimete alus. Kuule, väga hea, Christopher, selles mõttes, et eeldamine on läbikukkumise suur ema. Sina oled seda enda nahal kogenud, sa oma tiimide näol oled seda näinud, on ju. Ehk siis pole mõtet eeldada. Mida sa oma elus viimati eeldasid? Oma eraelus? Oma eraelus? Kas tuleb üldse midagi või sa lähed alati nagu külma kõugu? Ei, kindlasti on ja siis ma vahest mõtlen tagasi, et äkki ei oleks pidanud eeldama. Praegu otseselt ei tulegi mingit. Selge. Intervjuu kerge ärevus on ka, et see on igati aru saada. Kuule, aga noortele müügiinimestele, vabandust, me oleme siin vaielnud selle üle, kas müükarit tohib üldse kasutada, et kas see on nagu okei väljend. Mida sa soovitad? Kes täna jällegi mõtlevad, selles faasis me oleme alati küsinud, selles faasis, kui sa mõtled, kas müük on mulle ja kes on vanematelt suutnud taskuraha välja rääkida, on ju? Mitte midagi eeldades, vaid nagu proovides. Mis sa soovitused? Mina ütlen noored müügiinimesed teile, et kui te hakkate helistama või neid kontakte võtma, siis mõelge, et te olete nagu bingoloto mängijad.
nemad ju ei eelda, et nii-öelda seda piletit ostes, et nad ei võida, nad siiralt loodavad, et nad võidavad ja kui on viimased 3 numbrit nii-öelda välja loosimisel, siis teie võite paralleelini tuua, et 3 viimast kontakti tööpäeva lõpus, siis mõelge samamoodi, et need 3 viimast numbrit on just teile ja see toob teile nii-öelda jackpoti ja see töötab väga hästi ja sa hakkad nii-öelda neid kontakte väärtustama, mitte raiskama. Ehk siis mitte kiirelt üle minema, vaid igal ühel on oma väga tugev väärtus. Väga hea. Kuule, Christopher, aitäh sulle. 50-ndad, poolsada on täismüügiminutites. Olid just eetris 15. nädal käimas ja kohtume taas. Tšau.